Tere tulemast vaatama Raplamaa meistrivõistlusi 2025, teine ehk finaalring, kus siis selgitati välja 6 erinevas divisionis võitjad. Ette on meil näidata meeste leaderpool, mina olen Jesper. Tere ka minu poolt, mina olen Henri. Siin näete meie sponsoreid, keda me tahame endiselt tänada. Väga tänada. Kes selle ürituse lasid korraldada selliselt, nagu ta sai korraldatud, ma arvan, et pigem hästi. Tahaks ka loota, et hästi ja inimestele meeldis. Tagasiside pigem oli positiivne. Nii palju kui seda siit-sealt sai kuuldud. Siit veel näha mõningad mehed putitrenni tegemas. Enne ringi on alati hea putt soojaks teha, et kindlasti parandad kõik vead ja ringil läheb hästi siis. Nii ta kipub olema. Nii, mehed vist flippasid märkijad, kuigi tegelikult seda vist ei pidanud tegema, sest et kohustus oli, et kõik märgivad. Esimesena siis liidkaardis -13 esimene ring Karl-Martin Marrandi. Teisena Martin Hiir, esimene ring -11. Kolmandana on meil Sven Pajus, kes on alati liidkaardis samamoodi -10 esimene ring. Neljas mees Sander Reis, ka esimene ring -10. Ja viimasena ja viiendana Sander Tamberg, esimene ring -9. Siuksed soliidsed ringid, ega sealt kollaselt jäneselt midagi nagu kehvemat ei oleks oodanud. Ja, vahed väiksed, nii et tuleb kindlasti mõnem ring. Esimene rada, paar 485 meetrit, suur, lai plats. Lennuväli võiks öelda. Isegi lennuväli, arvestus, kui vaadata seda niitmiskvaliteeti ka siis. Nagu golfi mängiks. Just. Discgolf. See pigem, ma arvan, nendele meestele võiks ollagi lihtsalt, kuidas kellele kõrge haiser, midagi otse. Kõikidel meestel distantsi nii palju, et isegi kui see esimene vise jääb sinna 100 meetri peale, siis sealt juba viskavad alla kindlasti. Aga siit nüüd tundus siuke 110 märgi juurde maanduvat vist. Et see positsioon seal võib-olla on jalgadega natuke ebamugav, aga Svenil on koha pealt vise kaunis hea, nii et ma arvan, et see ei tohiks. Saladuskatte all võin öelda, et neid märke saab välja ka tõsta tegelikult väga lihtsalt. Ja raja inventory või seda ei tohi muuta. No seda ei tohi. Ei kuulnud seda küll. Aga jäi mainimata esimese raja sponsor Eventents. Kõikvõimalikud telgilahendused üritustele siia-sinna, kuhu teil vaja on kogu Euroopas vist. Pigem sükene Põhja-Euroopa. Jah, Rainerit teate kõik, ma arvan, kes seda videot praegu vaatab, nii et kirjutage talle. Ja siin oligi, Martinil oli esimene vise 100 meetri peal, teise viskas korvi alla. Ja, see oli kaunis lähedale maandus. Karl Martinilt samamoodi siit kõrge haiser. See on sükene hea play, ma ise arvastan ka sinna kase peale üldjuhul visata, et lased tal haiseriga korvi poole kukkuda. Tundub, et see võiks ka seal pullika ääres olla. Sander, meil on 2 Sanderit, me peame nüüd hakkama perekonnanimesid. Jah, Sander Reis ja Sander Tamberg siis. No täpselt nii, nagu ma arvasin, et Sven peab standstill siset tegema. Mingi keskmaketas oli tal käes. Ja, natukene vist eksis tänu sellele kehvale positsioonile liiniga. Aga see on seal ringist napid väljas putil. Kõige pikema drive'iga siis Sander Tamberg. Kallistab seda paremat poolt äärt ja eksib OBS-e. Just. Et see on tihti endalgi, et tundub jube lihtne rada. See ongi tegelikult selles mõttes lihtne rada, aga jube lihtne ka eksida selles mõttes. Tihti seal see tuul mängib palju rolli ja enda halvad valikud ja oskused. Pigem need oskused on meil minna taha asi. Ja näe, Sven näitab, et ta oskab ringist väljast väga hästi puttida ja esimene OCP kirjas ka. No OCP-ga on ikka hea alustada. Siin näeme, et Rais on ilusti ringis. Joonad on maas. Aga noh, kaamera. Margit mulle tundub on siin. Ja esimese raja närv. Just. Ja Karl Martin ei eksi. Üldiselt ta ringist ei eksigi. Ma väga ei ole näinud. Sükene väga harv juhus. Midagi väga valesti on. Ja teistel siit ka sisse tõsta. Parrid pöördid kirja ja raja isegi siit väikse paugi. Jah, raja nende poolt mängitud puuli keskmine alla. Nii, rada number 2, par 3, 117 meetrit. Raja sponsor Tesron ehitus. Kui miskit on, helistage Hendrile, Hendri lahendab probleemid ära. Hendri saadab edasi lihtsalt info. Keegi teid. Nii.
natuke nüüd näpistas sealt paremat nüüd oksi, aga see on ikkagi väga hea, see peaks olema ringis sees isegi või ringi ääres. Ma julgeks öelda, et napilt väljas, aga siin ärme vaidle. Aga siin ohte on täpselt nii palju, et keevitad paremale üle, oled võssis, vasakul pool hakkab kuskilt maad OB. Et natukene nagu on ohtu ka. Jah. Aga ütleme paremakäelisele mängijale tagant käega visates tahabki sihukest, ütleme kas siis haiserit või midagi, mis sa viskadki sirgelt ja millel on lõpus tugev feid, et iseenesest ei ole kunsti sellel viskel, peab olema lihtsalt piisavalt distantsi, et see 110 mugavalt ära visata. Välja tuleb visata, muud probleemi polegi. Või siis jätad ringist välja ja puti ära. Või siis on variant ka eeskäega fleksida siit seest, nagu üks mees vahest no, proovib, aga ma pole näinud, et ta välja tuleks. Sa pole näinud? Ei teinud. Aga siin tundub, et esimesed visked kõigil on seifis, kõik saavad ringist väljast proovida. Ja Räis minu meelest maandus siia vastu seda puud, sellepärast jäi ka siia lühikeseks. Ja see lähenemine nüüd ei õnnestunud kindlasti täpselt nii, nagu ta tahtis, et Tamberg paneb puti teele, jätab selle madalaks. No kas teine otsepa järjest? No kindlasti tahaks. Ja nii on, paneb kohe meestele pinget peale. Näitab, et mina olen mängima tulnud. Jah. Esimese kahe raha pealt alustada kahe pirkiga ja nüüd mõlemad otsepe puti pealt võtta on ikka ja ilus putsid ka hiirelt. Järgmiseks Karl Martin, kes on nüüd ringis sees. Näitab meile oma vägevat tuhara lihaseid siin. Ja ka ei eksi. Tundub, et see rästik on nende meeste üks lihtne. Aga noh, see on ka põhjus, miks nad siin liitkaardis on. Et see... Jah. Ma tänatud, et ühte konkreetset meest seal liitkaardi ei pannud ja ei näidatud, et ja. Oleks olnud üsna õudne ring. Aga võib-olla oleks ta siis mänginud teistmoodi, kes seda teab. Kolmas rada, par 380 meetrit, raja sponsoriks Hoiu Park. Nii nagu ka eelmises videos rääksime, siis majutab ära kõik võimalikud autod, hagised, paadid, mida iganes. Et siin on see vargaliin eeskäega, mida Karl Martin just näitas. Hiir nüüd õnneks, vähemalt kohe keegi näitab ka seda õiget liini, mis siin just kui on mõeldud visata, tundub, tabab ka, tahtsin juba liiga vara öelda, et tundus, et tabas väga hästi ta kitsast joont, aga need kaseoksad tegid oma ära. Nii, Pajuse liin tundub väga hea. Väga hästi, mõlemad eestkäe mehed tabanud sealt praegu seda. Ja täpselt see õige, see kohe peale kaske tahad sealt alla tulla, siis on seal ka, ütleme, keti õngu. Ja ka just ongi see, et sa pead kõrgelt minema, et kui sa jätad madalaks, nagu näiteks praegu natuke võib-olla kiskus sinna vasakule ka ja nendesse kuuseokstesse kinni. Madala viskega on lihtsalt see, et ta kipub pikaks minema ja siis sa oled seal taga 15 peal korvist ja ei ole nagu mugav. Sander siin natukene läks seespoolt varastama, sai ka kohe oksa ja lõi sinna võpsikusse maha. Umbes selle koha pealt ma tean, et üks mees võttis pirku. Oho. Ma ei tea huvitav, kes oli. Endri, sina või? Vist jah. Ja miks sa esimese viskega üldse seal olid? Noh, see on see, kui see vargaliin vaata. Siis seal juhtuvad need asjad. Ma olin võib-olla ütleme mingi 10 meetrit vasakul, aga no ikka... Korvi taga siuke väikene ärakukkumine ka. Sander siin Tamberg siis pani natukene mööda ja... Räisil oli ringist väljast putt. Stepper. Ja ikka jätab madalaks. Jah, ütleme, tal on vaja seda kõrguslikult saada juurde, et tal on siin päris mitmes putt juba, mis... Oi, ja läheb rolli. Juhtub see, mis seal tihti juhtub. Eriti kui see ketas tabab instrumenti ja kukub serva peale. Aga... Sven alustab väga tuliselt, 3-3 ja... Paneb poistele kohe pinget peale. Karl Martini comebacker. Ja nüüd jäi paigale pulda saisse. Ilusti pullik jooned ka maas, luist vaadata. Green tundub puhas olevat. No, tore, kui on raja hooldajad on vaeva neid natukene. Just. Siin mehed tõstavad karrid sisse ära.
ja siin on paarid sisse tõsta ja Martin võttis siit nüüd paraku loogi. Siin oli muidugi valesti ju tegelikult ei võtnud siit Marandi pirkut, nagu näitas meile. Ja graafika väikene error. 400 par 392 meetrit uus asetus. Siis Rästiku layoudil nüüd põhimõtteliselt ongi kaks varianti, kuidas eeskäega minna, mida mängitakse ja see on ka muidugi tagantkäe üleminema variant, aga esimesena Pajus näitas meile seda kõige tavalisemat otse peale. Aga hiir tabab väga hästi siin ja kontrollib oma ketast ja tabab lippu. Kas see oli lipp, mida jah, praegu ütleme, et jooned on paigas. Räis läheb nüüd, mulle tundub, et seda teist just eeskääliini. Seda välimist liini, kus tahad natukene peale küpsetada, et ta fleksiks. alguses fleksiks ja siis Tamberg samamoodi seda teist liini. Jätavad kangeks. Noh, ega see nurgakontroll sealt ongi täpselt siuke. Ma arvan, et Karmotil läheb samamoodi seda liini. Läinast, jah. Just, ja nüüd no, nurgakontroll oli paigas, augu ette, skip. Oih. On vist proovinud seda rada ennem. Sander sealt nüüd läheneb pullikasse. Tundus natuke proovimoodi ka, et teised mehed korjavad pirkusid siin talvel. Ei saa vist. Ja Räisilt samamoodi maandub pullikas. Hiir on, jah, tabas lippu läks natuke pikaks, aga ringist pirkuvutt. Ja ilusti võtab siit pirku ära. Eelmise ringi pahanduse saab kohe tagasi tehtud. Svenilt samamoodi ringis pirkuvutt. Ja Svenilt nüüd juba 4 vist järjest või. Et on hoos. Karl-Martin pullika ääre pealt. Ei ole küsimust. Esimesed 4 on ikkagi meestele pigem ütleks, et lihtsalt. Just. Aga noh, ütleme, et see on ka see lihtsam pool natuke sellest rajast võib-olla. Ma julgeski öelda, et see esimene 9 on lihtsam kui tagumine. Just. Seal tavaliselt hakkab juhtuma. Rada number 5, paar 3, 85 meetrit. OB vasak parem. On ikene väikene toogleeg, võiks öelda siis, et just keerab sinna vasakule. Nii, Sven tegi nüüd klassikalise vea. Jätad kitsaks, tabad kaseoksi, oled OB-s. Ja sealt on juba lihtne ka järgmised OB-sse lisata. Just. Nii, ja siin on nüüd see tüüpiline teine viga. Natukene pikaks ja oled jälle OB-s. Et siin ta niimoodi kipub. Tahab sest üsna täpselt viset saada, et sa sinna 2 OB vahel ennast ära sätiksid. Nii, see nüüd tundub, et läheb ka OB-sse. Nii on. Kukkus korraks sinna safe-alasse, aga väike roll ja meil on praegu siis 3-3. 3-3 OB. Siis lead-card meile näitab, kas tuleb 5-5. Aga ei, Räis ütleb, et poisid rahu. Räis võtab kätte ja rikub kohe ära. Panen pullika joone peale. Mulle tundub millegipärast, et ka teine Sander teeb seda sama, ehk siis Sandrit seekord domineerisid Sandrite rada, ja see on ikkagi üsna lähedal. Ja kuna seal peal oli ka ZTP nii esimesel kui ka teisel ringil, siis mulle tundub, et Tamberg saab seda mõõta ja äkki isegi kirja panna, sest et see oli kindlasti pullikas tal praegu. Ja sponsoriks meil sellel Pajaka Puit ja Pajaka Taimla. Just, kes panid siis välja 500 kase taime. 100, kui täpne olla. 2 korda 50, et siis 2 inimest said õnnelikuks, said endale väikse kasetuka istutada. Minu paha. Aga noh, võib-olla mõte neile, et järgmine kord siis 500. Just täpselt. Ja selle raja kohta siis veel huvitav fakt on siis see, et selle ringil võeti sellelt rajalt 7 korda 7 inimese poolt triple bogey, mis on, ütleme, päris hästi näitab selle raskust, ma arvan, selle rajal, et noh, ta oli ka ju raskuselt ju põhimõtteliselt 3. rada, nii et natukene üllatab minu jaoks, aga noh, keskmis 3,8 ehk siis peaaegu. Aga seal ongi lihtne nende OB-dega eksida ja endale karistusi tuua. Peaaegu tervelt 1 vise üle parri, et mehed tõstavad siit oma, kes pirku, kes lindi, hoogi, kes hakkab mõõtma. Just,
aga rada 6, par 3, 81 meetrit, sinise restiku layout'il siis uus rada, topelt Mandoga. Tahab saada sellist taguri üleminevat, nagu meile Räis tahtis just näidata, aga ta eksis Mandoga. Liiga üleminev. Või siis teine variant on siis siuke kange eeskäsi, mida näitab Sander. Aga minu meelest selle eeskäega on see, et sa pead minema kaunis otse ja parema Mando äärest. Ta tahab sellist väga-väga täpselt liini saada, et selle taguri üleminevaga on natuke rohkem ruumi mängida ja see tundub ideaalne. See tundub täpselt õige. Ja ise ka vist korvi keti heli kuulama praegu. Nii, vaatame, kas Pajus siit seda eeskäe liini tabab. Vot, ai. Aga umbes sellist viset seal tegelikult vaja ongi, sa pead nüüd sealt täpselt Mando ääres saama selle terava drive'i sealt läbi, et Karl Martinil tundub ka siin see vist jääb lõpuni üle minema, tundub, et on hästi ja Mando eksimuse korral on siis siin drop zone vasaku Mando ääres, kust on juba tegelikult pigem kui sa nüüd natukenegi tabad oma liine, siis on pigem lihtne siit kurve lõisata, et sealt paar sellist takistavat puud veel on, mis natukene su närve söövad. Tamberg on nüüd siin siukse väga halva positsiooni peale jäänud, aga vist ja, piisavalt tema jaoks mitte piisavalt hea esu ja ei ole probleemi. Just. Sven on siin nende väikeste mängide all. Need on 6. 60 ja ka näitab, et pole küsimust. Martin Niir siis tuli ikkagi natukene kandis paremale üle seda. Aga nad on ikkagi siin, ütleme, kuskil 6-7 mingis sees ja põlvapat putt ei valmista probleeme. Siit siis 2 või siit meil Boogi. Sander Reisil oli Boogi, temal oli Mando eksimus ka. Marandil on siin täitsa pullikas. Pane Markel ette sealt pullika. Ja Pajusel on ka paru sisse tõsta. Ja selle aja sponsoriks oli meil siis Ahjuliisu. Ahjupliidid teeb kõik ära. Rada number 7, par 3, 122 meetrit. Panegi 120 meetrit lihtsalt otse oled pullikas. Aga tundub lihtne on ja? Tundub lihtne, aga seal vasakul pool on need puud nii lähedal, et no pead väga rihki peale minema. Et ei ole üldse lihtne rada. No, Karl Martinil tundub hea vise, aga natukene liiga palju läks üle. Seal keskosas just sirgeks jäiks, oleks ideks. Võib-olla jäi natuke madalaks ka, ma arvan, kui madalamaks, kui ta tahtis. Veel üle, paremale. Tambergilt nüüd see klassikaline, kõige populaarsem koht, kuhu jõutakse, on see varakanges vasakule tegelikult. Ja mulle teine kord meeldib seal paremal ka täitsa olla, et keevitad kohe peale. Ja. Nii, Svenilt nüüd ilusti flipas püsti, aga ka. Aga see on juba ikkagi 11-12 meetrit. Esimesel kaarel nägime väga hästi, et aga seal on sealt vasakult äärest, ütleme, sealt 11-12 pealt, ega seal väga head vaadet korvile ei ole. Seal ei ole mugav olla, jah. Võida, kas see oli nüüd see liin, mida meil Sander Reis tahtiski mängida või? Ma kahtlustan, et ta nii sest ei tahtnud minna. Aga tabas seda liini igal juhul väga hästi, et fairway hit, jah. Keset teed lihtne lähenemist teha. Martin Niir näitas, et oskab ka vasaku käega visata, et lähenes just vasaku eest käega. Meil on neid siin, kui kes esimest videot ka vaatas, siis nägi seda sama asja ka esimeses videos, küll mitte Martin Niire poolt. Aga ühesõnaga neid inimesi ikkagi on, kes on endale 2 käevisket selgeks teinud selle asja, jah. On ise ka proovitud, ei soovita. Rohkem ei proovi. Nii, Sandersit oli ka. Proovisingi ranni anda. Sven. Ja pigem ei läinud vist väga nagu siukest. Jah, need oksad on seal ikkagi nii palju madalal, see on nagu väga teravalt ja madalalt puttima, aga siis on see oht, et kui sa seda instrumendiga eksid, et siis sa oled tegelikult teiselt pool peaaegu sama kaugel. Just. Siin on ilusti mehed ennast järjest ära parkinud. Jah, kõigil parrid sisse tõsta siit pullikast. Nii, järgmine on roosa. Võite, kas nende läks vaidlusest seadus? Võtame järjest. Hakkame järjest minema. Lähevad küll vastu päeva. Järjest loe ja Vaba on huvi pealt mööda.
Farframe. kui nii lähedalt kutid, siis tuleb kott seljast ära võtta. Päeva esimene siis enne poolt. Mööda. 8. rada, par 310 meetrit, raja sponsoriks Adograaf. Kleepsud, sildid, plakatid, no mis iganes. Kõige sellega tegeleb. Vana rada olnud vist kogu aeg Herta discgolfipargis selliselt nagu ta on. Täpselt nii. Et kahte moodi siin mängitakse. Kas taguri üle minevat, mida nüüd näitab Karl Martin ja mida ta Seda taguri üle minevat mängitakse viimasel ajal järjest rohkem, sellepärast et see lõpp on sealt nii palju puhtamaks läinud, et sa saad lasta seal kettal mängida, oma tööd teha. Aga klassikaline vise on nüüd see, mida Sander Tambert näitab meile siin hetkel. No, Sander Tambert vana eestkäe võlur ka, et tema jaoks nii-öelda lemmikvise. Et sealt ongi iska midagi kange lõpuga, viska välja, noh, vastavalt sellele, kuidas sa oled harjunud ja seal on selle laiust nii palju, et see ketas saab teha seal kas suure S-i või väikse S-i seal juba. Ja, siin Sven just proovis suurt S-i teha, aga Räis samamoodi keevitas nüüd natuke üle selle. Sven saab Sanderiga koos kettaid otsima minna metsa. Kuigi ma arvan, et Sander Räis, noh, see temal võiks olla, ma arvan, mänguplaanis kindlasti see rada, kus ta tahaks kindlasti võtta, et teada tuntud ikkagi, ta on väga hea eeskäsi. Distantsi probleemi tal selliste radadel ei teki, et Martin Iirsil natuke tagantkäe lähenemisega nüüd eksis, viskas kuidagi rollerisse sellega, et Sven eest käega pullika äärde siin. No, Sander täitsa vaade isegi korvile. Natuke pehmeks jäi see vist. See lähenemisliigutus. See ranne ei olnud nii puhas. Just. Ja see on alati see, kui sa oled liiga ligidal, siis on jube keeruline teha seda omast käest. Nii. Martinilt hea proovisid. Ja ilus Virku. Tundub, et tahaks öelda, et ainuke, aga me ei ole vist Karl Martinit veel näinudki teistiliselt tegemas või kas see on siis kaadrist välja jäänud? Aina, siin ta on. Ja. Tahtsime liiga teha talle. Ja, võtad ka Virku. Et saab ka tagantkäega, nagu just Karl Martin näitas. Siin on tõesti väga lagedaks tehtud võrreldes sellega, mis ta oli siin, ütleme, aasta 2 tagasi, et seal enam. Jah, ja siin keegi on selle väikse võda ka veel maha võtnud. Jälle. 2 Virkut, 1 Bogey, 2 parri. Siin tehakse 1 grupipilt ja läheme edasi. Rada number 9, par 3, 93 meetrit, ka vana rada Herta discgolfipargis, sponsoriks Must Maja ja luhatuvi niimoodi 2-1. Must Maja vist äkki tegeleb siukse ehitusjärelevalvega, kui ma ei eksi. Ja igasugune inseneri pool järelevalve. Ja luhatuvi siis väga maitsvad Mustsastra tooted. Tõesti väga maitsvad, soovitan kõigil pooliga. Puhas käsitöö. Nii, aga see on ka siukene, mängitakse kahte moodi, kes mängib tagantkäe kerget flexi või siis eestkäega sinna otse lihtsalt ja lased tal feidida paremale. Kuigi jah, vist populaarsem pigem, ma tahaks öelda, et on isegi siin tagantkäe üle minev siin enamasti mängitakse. Enamasti tagantkäsi, jah. Et siuksed minusugused mehed seda proovivad seda sinna mängida eeskäega. Sander Reisin nüüd väga laialt ja väga kõrgelt ja ketas läks nii kõrgel, et see ei saanudki korralikult oma tööd tegema hakata. Ilmselt ei olnud kange ketas, aga lihtsalt just, et õhku läks nii palju alla, et see sõi selle. Aga võt see mulle meeldib. No, see on juba selline, et see võiks isegi korvi rünnata. See vist jäi sinna kivi taha, ma siit visuaalis võiks öelda, et natuke jäi sellest lõpukangusest võib-olla puudu. Nii. Väga hea lähenemine Svenilt siit. Lähenemine üldse siin kõigil poistel paigas on siiamaani pole veel läinud. Ega nad muidu liitkaardis ei oleks ka, et Siuke, minu meelest siuke sarnane see viga Sandrit nagu eelmised. Siuke kerge vobel või närv on see, et ei tule nagu puhtalt käest välja. Jah, et ta kuidagi nagu see käsi läheb. Aga siit otseb B vist, mulle tundub. Pigem oli jah, et ringist väljas, et see Jovan tundus, et oli pigem ta selja taga. Või vähemalt tema ees, mis selja taga. Statistika järgi kõige lihtsam rada siis Sinisel Restikul oli sellel võistlusel. Ja ega ta üldpildis vist, ma arvan, et on üks lihtsamates. Läbi aegade on Herta discgolfipargis, jah. Üks ükseid lihtsamaid radu, kuigi meetrite poolest 93 ja vaatad, et ümber ringi palju puid ka, aga. No 2,9
ehk siis mängib alla parri ja aga seal ongi pigem, mis ta teeb lihtsaks, ongi see, et isegi kui sa esimesega eksid, sul on nii palju seal seda avatust, et sa suudad ennast parri peal ikka mängida, et seal ei võeta tihti peale, see on see. Peab olema selline üsna halb lähenemiseksimus, nagu siin reisil just oli, et üldiselt puugiga maha tulla. Just. Rada 10, par 3, 90 meetrit, uus rada siis ja sellel sinisel rästikul, ehk siis tegelikult on lihtsalt pikendatud raja, dial on viidud tahapoole võrreldes siis kollase ja vana layoutiga. Sponsoriks Toyota abi. Oi, siin mingi pullikasse praegu. Ja tundus küll väga kõrge ise olevat, aga mahtus läbi. Kuidagi hoidis juba hästi seal taeva all ennast ja oksad olid armulised. Aga nagu ma ütlesin, see sponsoriks Toyota abi. Jesper Pussep aitab teid. Toyota katki on, siis helistage mulle. Ma võin tegelikult saladuskattega öelda, et ei pea Toyota olema. No, teeme muid autost ka. Nii, siin nüüd jäi. Sükene sentimeetrite mäng, aga safe. Ketas oli nii palju ikkagi sirget, hoidis sirget, et teil ei teinud teda kanget lõppu enne. Et sellele jäi ka sinna safe'i. Nii, Sven nüüd siit. Eestkäega eksib ja sellel on küll hoobelõhna juures. Pigem lõhna poole. Kuigi sealt tagant ta läheb laiemaks, seal võib mingi variant olla, et see jäi, aga saame näha. Oi, Nad on eestkäega natukene paigast ära siin, need viimased lähenemised ja just 8. raja avadrive ei olnud nagu päris selline. Oi, kes seal sinises? Hendri Kullamäe seal taga. Vaatab, kuidas profid mängivad. Vaatab, kuidas oleks pidanud isegi mängima. Just. Aga hea lähenemine oli siit nüüd reisilt. Tamberg siit annab proovi, jätab natuke madalaks. Omale ise loomulikult selline kerge liblikas. Just, aga see liblikas on tal nii hästi paigas, et seal toidab igalt poolt. Ja siin rajal oli meil ka tegelikult see uus ZTP võistlus. Meil oli siin Grammi ZTP. Just nimelt. Grammi kettaid mõlemal ringil siis 3 äkki või? Just. Et ja minu meelest siin Karl-Martini ketas maandus ju ei, ta on ringist väljas siin kuskil sükene 4 meetri peal. Ja, et ilmselt seda ei mõõda. Siin ikka jah, ZTP tahab võita, siis pead lähemale viskama. Pead ikkagi pullikasse saama. Ai, seda küll mõõtab praegu. Mis sa enam vaatad, sul ketas üles võetud? Jaa, aga vaatad ja nägi, et ei olnud mõtet mõõta ka. Aga muidugi toredam oleks olnud see, kui ta oleks hetkel näinud, et oi, et oleks ju võinud ikkagi kirja panna. Nii, põhjustus saab siit 3 ja Tambergil oli sama asi. Meil on seisud päris põnevad, -5 peal on 2 meest ja 3. mees on -3 peal, nii et siin veel hakkab, ma arvan, juhtuma. Rada number 11 ka kogu aeg meil Järta Discgolfi pargis olnud, par 3, 97 meetrit. On ka läinud üpris palju lihtsamaks, kuna sealt tagant poolt on neid puid ja võsa maha võetud. Mängitakse tagantkäega, mängitakse eestkäega. Jah, nüüd rohkem juba eeskäega samamoodi, kuna see on nii palju lagedamaks läinud. Just, et ma omas käeski saad kunagi, kui seda metsa veel polnud maha võetud, see tihe oli, ma isegi siis mängisin seda eeskäega, et seal oli see variant ikkagi kõrgelt sisse No see tundub väga hea vise Sandrilt. See võiks kohal olla. See on kindlasti kohal. See ongi täpselt see vise, mis sa siin tegelikult saada tahad. Ja Sven vaatas, et kuule, poiss, et on väga hea liin. Ma teen järgi. Ma panen sama. Ja kui sa oskad, siis on asi lihtne. Nii, ja reisilt nüüd liin on sama, aga natuke keevitab üle selle, ma arvan, et ei tahtnud. Aga see ikkagi on seal ringi ääres, ma tahaks öelda, see võsa sees küll, aga ta võiks olla seal ringi ääres. Martin näitab jälle, oskab vasaku käega läheneda küll. Ja ilusti põlliks. Seda võiks ise vasaku eeskäega läheneda. Sander reis siin nüüd sükene 13-14 meetrit, proovib eeskäega sisse visata. Ja on. Ja ongi. Kui me just kirusime, et eestkäsi on natukene nagu ei ole nii kindel, siis sai paika. Näitab, et ma oskan puttida ka sellega. Ja, sai paika. Martinil ka pöördi putsid. Oi. Ei, eks täiest. Lihtne mäng. Siin ikkagi hoitakse seisud, võt me nüüd rääksime, see on nüüd Sven äkki või? Ei.
kes seal nii metsas on. tihedas metsas, et ei saa arugi. Aga vist oli Sven, jah, mulle tundus ka seda. Et oli, tundus hea eeskäisa, aga see läks ikkagi liiga paremale. Aga Sander Tamberg nüüd ju tegi ka hea eeskävist, kas tema... Võt. 4 meetri peal. No väga hästi. Seisud nüüd muutusid nii palju, et meil vist üks mees võttis siit juurde Pirku endal, läks sammu edasi jälle teistelt eest ära. Kui siin paar rada tagasi olid mehed alles viigis, kokkuvõttes -15 peal, siis nüüd on Karl Martin natukene eest ära rebinud. Just. Rada 12, paar 3, 102 meetrit jällegi olnud kogu aeg selline nagu ta on. Jällegi üks toogleeg, teistpidi lihtsalt seekord. Ohuks on lihtsalt jätta see tagant üle minev kangeks, kuna seal vasakul on see OB. Vasak serv on OB, jah. Või siis on see katroll. Mis just praegu juhtus. Nii, aga pigem on ka sükene tagantkätt soosiv rada, et kuigi nüüd mängitakse üha rohkem seda eeskäega, kuna see on jälle tehtud lagedaks natuke. Seal on lagedamaks tehtud, aga minu meelest seal on endiselt liiga palju ohtusid, et seda eestkäega mängida, et ei räägi mind endiselt pehmeks. Tagant käsi tundub sealt kuidagi loogilisem variant. See kõrge liin nüüd tundub hea. Hakkab lõpus teile ka, sai mingi puu. Või siis oligi lihtsalt liiga kõrge. Nii hiirelt nüüd siit ka tagant käsi, siit ei läinud keegi vist eeskäega. No Sven on veel tulemata, aga ma arvan, et ta läheb ka tagant käega. Kadus nüüd. Martin jätsis ka kangeks ja OB. No ei näe, läheb eeskäega. See mulle meeldib. Aga see nüüd oli liiga kõrge, liiga lai ja siis sa üldiselt jõuadki sinna paremale metsa äärde, et see kadus sinna paremale ära kuidagi, jah. Aga ilus lähenemine. See, ütleme nii, et see ranne on tööle hakanud, mulle tundub. See randme soojaks saanud, jah. Võttis küll pool ringi aega, aga soojaks saanud. Oi. Svenilt väga hea proov siit. Just, väike rauatabamine. See rada oli siis raskus, et meil siin täpselt keskel, ehk siis 9. Sellel ringil. Eks ta üldpildi siis kui kuskil seal on. Oi, väga hea proov, aga tabavad siit ringist väljast kõik seda rauda. kas ma arvan, et Sander tabab ka? Ja nii on. Hiirelt siit nüüd. Kas see on nüüd siis tal 3? Pärdi võtt. Tal ei läinud OBS. Jah. Peaks olema võimust, aga tabab ka rauda. Ei ole väga vastuvõtlik see korv. Kui see oli Pirkuput, siis tal anti praegu võimalus võtta stroke tagasi, aga ei kasutanud oma võimalust ära. Martin võtab siit kõige nõmedamad Boogi. Isegi 2 stroke oleksid siit saanud sellisel juhul ja hetkel siis võtab vist 1, mulle tundub. Ikkagi oli ka OBS, meie viga. Aga ütleme, et tal oli ikkagi võimalus samamoodi sealt võimalus on kogu aeg. Võimalus on kogu aeg. Aga seisud põnevad ju, 18, meil on 3 viset ja poodiumi 3. koha peal on isegi. Nii, rada number 13, paar 76 meetrit, ka väga pikalt olnud nüüd just sellisena, nagu ta on. Peale seda, kui see Hasardi saar sinna tehti. Ja ega siin ongi, viska saarele ja oled pördi putil. Aga siin 2 esimest meest näitavad, et ei viska saarele välja. Ja kusjuures see rada kerguselt 8, siis tegelikult kergem kui eelmine, mis on minu jaoks väga huvitav. See üldiselt on pigem ikkagi Sven raskem. näindis siin juba korvile väikse tormi hoiatus ja kukkus napilt kettide eest läbi. Ehk siis liin oli paigas. Eks see läheb nüüd juba nii pikalt olnud ka, et inimesed on natukene õppinud mängima seda, et ja võib-olla mängitakse natukene seifimalt ka juba, et ei ründa päris korvi ründama, et seal korvist pikaks paned on juba ju 3-4 meetri peal oled saarelt väljas. Kui seda kivi ei taba seal taga, siis oled kindlasti väljas saarelt. Üsna tugev vise, aga kuidagi kähku tuli maha seal. Lõhnab nagu perg, aga ma ei ole kindel, et see perg oli. Nii hästi Martini koti siis ei tunne, jah. Ei sandis siit proovi, aga Rajal number 13 oli ka meil CTP. Meil oli Vendri CTP siin. jaa.
kus siis ka mõlemal ringil andsime välja 2 Vendra patja. just. Nii et 2 inimesel on nüüd väga magus uni. Martinilt No, lati jälle. võtja võtab selle ära. Kunagi. Paneb siit, ma tahaks öelda, et paneb siit Marandile väikse pinge peale, aga No, Marandi 4 siin 4 meetri pealt ei tohiks. 4 meetrit ei tohiks pinget olla. Jah. Nendel meestel kindlasti mitte. Neli ja siis vaadame. 2 ja kott seljas võtab räisselt ka. 4 ja teisel sandil sama jama. Ja need olid 2 meest, kes esimesena saarele välja ei visanud ja need kohe karistab ära. Just. Rada 14, par 3, 125 meetrit, raja sponsoriks Evet Tents nagu ka esimesel rajal. See on nüüd jällegi uus rada, päris palju pikem, varast 14. tii on kaugel. No umbes sükene 50 meetrit pikem. Nii just, ja statistika ütleb ka sama, et see oli meil siis raskuselt teine rada selle ringil. See raja ehitus nagu soosib pigem eestkätt, üle minevat sinna vasakule ja siis lõpp tagasi. Aga nägin enda puulis, kus taguriga üks mees viskas otse ja viskas ennast 12 meetri peale ja pani putti ära. Nii et on võimalik ka tagantkäega seda mängida väga edukalt. Jah, sealt neid otsevisked olen ise ka näinud, et sealt visaks ja künnaksegi, et kui sealt puudust läbi saad, siis Standard nüüd proovis seda liini, mida seal on mõeldud, justkui et peaks viskama. Aga eks ta sükene üsna tummine uus rada ole, et väga palju pahameelt tekitanud, vaat see liin mulle väga meeldib. see väga ilus ise, jah. See nurgapealne kask. Toimib isegi videos, et nii kui hakkad kiitma, siis kohe tuleb puu. Just. Sven on väga paha koha peale sattunud. Seal meetrike 2 sisse veel, siis sa oled täitsa niimoodi, et ei näe päevavalgust. See on see koht, mille kohta saime ka kriitikat. Aga kriitikat võib saada igat poolt. Selle kohta oskan mina öelda vaid, et õpi paremini viskama. Jah, metsa ei ole mõtet visata, et igat metsa ei saa oobeks teha. Nii, aga siit nüüd lähenemine ka Martinilt tundub ringi sisse. Siin vist pöördiputile meil väga keegi ei jõudnud. Jah, see kask võttiski nüüd maha räisi, visa oli vist kõige parem minu meelest äkki või? Ei näe, Martin on ka siin tegelikult isegi 20 peal saab proovida. Tegime liiga natuke. Siit see oleks väga magus pilku, aga võtab selle natuke rõõgaks. Nii, pajus nüüd siit päästab parri. Ja ei. Parriga maha ei saa. Siit on ka parrivõtt. Jäi. Ring hakkab vaikselt läbi saama, ei teaks, mehed on seisa vaadanud. Võtab juba natukene käe värisema äkki. Ja Rada 14 võib olla küll see koht, kus sa enam-vähem, kui sa ei aima või ei ole, ütleme, kogu aeg silma peale, siis sa võib-olla hakkad vaatama, mis toimub. Kas nüüd peaks suruma hakkama või? Just. Karl Martin 3, nüüd ta võtab siit ikkagi põhimõtteliselt oma konkurentidelt, ei ole ka. Hiir võtab meil siit ka ilmselt parrid on. Väga strauke ei saa siit. Jah. Aga ülejäänud kaardilt küll. Ikkagi stroogid tagasi. Siis nii Hiirel kui Karl Martinil lihtsalt. Ja nii, nüüd rahva lemmik. Rada number 15. Par 3, 80 meetrit. Raja sponsoriks Märja Mesila, sama mees, kes praegu viskab. On üks selle asja eestvedajatest. 2 topeltmandot. Viska nendest otse läbi. Või viska vastu mandot ja saad kiki parema loobesse. mis ei tule, mis ei mängi, sest et ja selle rajal ta ei mängi. Just. Aga siin on jah, kui eksid esimese mandoga, viskad esimese mando vahelt drop-zone'ist, kui eksid teise mandoga, viskad teise mando vahelt drop-zone'ist. Jah, ja kui viskad niimoodi, et esimeselt läbi sinna vasakule metsa, siis viskadki sealt vasakult metsast ja pead ikka läbi teise mando viskama. Nii, aga oi. See on näitab, et saab põllikasse visata küll. Muidugi saab. Nii, ja mulle tundub, et no, pigem oli hea puu see, muidu oleks olnud möödas. See on väga hea koht ka tegelikult, kus olla, ütleme, ma ise oleks selle koha peal rahul, sest et noh, sa üldiselt mängid sealt parri.
sealt on umbes niisugune 29 meetrit enne puude vahelt minna korvini. Päris mitu korda seda proovinud täpselt teada. Nii, Martin ilmselt nüüd esimesest drop-zoonist. Oi, see nüüd oli õnnelik, et see nüüd ei uuesti ei eksin, muidu oleks see number ikkagi päris suureks juba läinud. Reis on meil vahepeal seenele läinud. Mängis, kõik õigesti mängis üle plakati, see ei ole seal nii-öelda OV plakat, et ei pea selle alt mängima. Nii, Sandrilt siit nüüd lähenemine, noh, siuke 4-5 peal. No riigis sees nende meeste jaoks ei ole mingi probleem. Just. Käis siit Tepist välja anda. Ei, tema nüüd ei eksinud, vaid ta ju jäi. Ta tegi 3. sealt. Just. Martin siit teeb küll 4. Pullika ääres seal. Ka Martin tõstab siit sisse endale nüüd ka 4. Räisid üsna 4. välja arvatud Sven. Jah, 15 rada oli meil ju tagantpoolt. Sander Tamberg sai ka parriga maha. Raskuselt 4. rada. Mängis 3,7. Polnudki nii raske, kui maks arvanud. Jah, et on raskemaid radasid veel tulemas ka. Ja üks nendest on kohe siin, rada 16, par 3, 129 meetrit. Ohtudeks on tagapikaks oksahunnik ja vara, ütleme liiga vasakule. Vasakul jah, seal korvi juures. Pigem ma arvan, mis selle raja tegi raskeks sellel võistlusel on, ütleme, nende meeste jaoks ja pigem ei ole siuke raske rada, vaid pigem ma arvan, et on see, et meil on nii ka väga palju siukseid nõrgemaid divisione, meil oli naiste divisione, et pigem nende jaoks on see nagu nii-öelda raske. Distantsi poolest on ta ju siukene, tahab ikkagi head viset saada. Just. Sinna välja viskaks ennast. Sellel rajal võeti tegelikult ainult üks pirku. Ainult üks pirku? Kogu ringi peal. Võitu, kes see mees oli? Ei tea. Või oli naine? Ei tea. Nii, Karl Martin nüüd siit jõudis sinna, tahaks öelda, et isegi äkki ringi äärde. Aga selle raja eripära ongi see, et sa võid sinna ringi äärde jõuda, aga see putt sealt on siuke ringi ääres siuke 15-16 meetri putt, et see on sinna ülesse kõrgele tuule käes ei ole üldse hea. See ei ole lihtne, jah. Nii ja hiir nüüd. Huvitav, kas see on nüüd see lõpupinge või mis see on? Igatahes iskas siia paremale metsa ennast. Ja aga noh, tal on õnneks see vasak käsi. Selle traalt võttis ainukese virku üsna tumbise käega poiss Sander Lukas. Nii on olnud. Tervitused Sandrile. Tahaks öelda ka, kus ta selle putti ära pani, aga seal on seal statistika märkimisega mingisugune probleem on. Svenilt nüüd see teine oli väga hea, et jõudis ilusti sinna ringi sisse peale eksimust avadrive'il. Reisilt siit ka lähenemine siukest üleminevat tegema, aga väga hästi kontrollib seda, on seal vastu posti. Posti ääres. Lühematel meestel on see posti jält natukene keeruline seda sisse visata. Tead, nagu mask käest. Ja mul on kogemusi selle koha pealt, jah. Hiirelt siit nüüd pari väste, aga ütleme, et tal on veel sealt natuke ka seda poogit puttida, ütleme, ei ole üldse kerge koht. See on see koht, kus võiks olla põllikast jumput lubata. Just. Siin on tegelikult pirku võimalus, aga no me juba reetsime ära, et seda ei tule. No sellega andsime natukene ära, jah. Aga proov oli iseenesest hea. Proov lõus. Anname 2,5 selle eest. Sven nüüd putib siit parri. Kindlasti on seda vaja, sest et poodiumi mängus on ta sees. Paneb selle ära. Hiirel nüüd samamoodi oleks seda põugit kindlasti vaja. Aga lohakus või närvid? Ma pigem tahaks öelda, et ma arvan natuke mõlemat. Päris kiiresti tegi selle puti.
kaamera pilt võib teinekord reeta ka seda, et Jaa. kui kiiresti ta nüüd seda tegema läks. tõstavad. on käsi korvis, Sander putil. Õnneks kõik korras, kettad korvis. Trepiastmed, kellele need on? Üldsistele lastele. Just. Ja Iir võtab nüüd siit paraku 5. See on nüüd pahandus. Ütleme, siin on hetkel 3. kohal. Aga me ei tea, mis teevad teised kaardid. Rada 17, par 4, 237 meetrit. Ta ei ole nüüd nii uus uuendus. Ta on ikkagi juba olnud. Ta tuli 2022 paaris meistrivõistlusteks. Mis toimusid siis Järte diskgolfi pargis ja Järvalandi diskgolfi pargis. Just. Ja see on nüüd see rada, mille kohta ma võin öelda, et see oli siis kõige raskem rada. Ja sama, nagu ikka. Just, et ta ongi kõige raskem rada, seal ei ole midagi teha. 240 meetrit, par 4. Ei Ta ole. tahab 2 ideaalset viset, et üldse pördi peale mõtlema hakata. Just, tuleb. et Aga see on sa pead ikkagi esimese viskega saama väga hea positsiooni. Siin oli meil nüüd see, kus Karl-Martin maandus. Ta maandus sinna Mäenõlvale. Meil oli seal see käsuoli reegel, ehk siis sa saad võtta kividest meetri sisse sellises turvalisuse pärast puhtalt, et keegi oma jalgu ära ei murraks. Kuna see suusame ehitus oli tol hetkel pooleli. Reisit oli siit ka väga ilus avateed. Sai küll mingid oksad, aga maandus keset fairways. Ja hiiretrall läheb nüüd natukene üle, aga sõber oli metsas, viskas välja. Rada number 17 ka siis ühe pördiga. 1 pördi ja 4 parri. Ei ole. Ei, Valeta. 22 parri. 22 parri. Aga sellelt rajalt võeti 8 triple bogit ja 5 suuremad kui triple bogit, ehk siis mürgine, väga mürgine rada. Ütleme, et see võib lõpetada võistlusi seal poodiumile kohe, see rada. Raja sponsor jäi ka mainimata Adea. Adea Eesti ja kõik võimalikud IT-lahendused. Just. Nii, saisid nüüd kettaka andnud küll, aga see nüüd ikkagi lõpus võttis need puud seal söövad hästi neid. Need söövad hästi ära su ketta, jah. Sinna jääd kinni, seal on need kurdetud, et võtke need põõsad sealt eest maha, aga tead, ei meelega ei võta. Nii, Svenilt siit nüüd jõuab sinna Nõlvast isegi edasi, et sealt isegi saab mingisuguse jumperi Circle 2 saab proovida, jah. Tegelikult üsna hea drive. Ta kasutas selle käsuoliga ära, sai meetri sisse, aga see teine sealt ise meetrit välja ei anta. Sealt jah, Karl-Martin meetrit sisse ei saa, et Sander siit nüüd oma teadutuntud eeskäe võlurina ettis nüüd selle natuke madalaks, ma arvan, tahtes ma ilmselt kõrgem. On küll. See nüüd võiks olla hiire 3. Ei. Näitab oma vasakut võtt jälle. Ja pigem on see hiire 3. jah. Karl-Martinile samuti 3. Ei ole 4-5 peal. Ise viskega väga rahul ei olnud. Sander annab siit proovi, aga see jääb lühikeseks ja Svenil on siit nüüd ka Pirku lõhna. Saab nuusutada. Ja kas? Üsna hea puul midagi hästi kandis ka, aga ei kandnud sisse ära. Ja ma arvan, kui võtab siit parri. Siin vist võiks olla äkki, kui ma ei taha vaadata, kõigil vist parri võtid. Mis on ju iseenesest väga hea tulemus. Kui ma siin midagi maha ei maganud, siis tõesti nii võiks olla. Ja siit rajalt ainukese pördi võttis meil Sander Tambergi väikemend Heigo Tamberg, kellel on miks ma ei imesta? Tutsu rohkem kui mõnel mehel 2 peal kokku. Nii, viimane rada 18, par 4, 175 meetrit. Ka üsna pikalt juba meil Järta diskgolfi pargis olnud. See tiiala täitsa alguses peal vist?
Tiiala on täitsa algusest peale olnud korvi asukohta on siin muudetud, et muidu ta oli sealt esimeses augus seal nii-öelda. Aga ega siin vasakul pool on esimese rajaga piirnev OB, paremal pool on natukene metsa. Pigem on mehed, kellel kätt on, need lähevad sealt ülevad paremalt, viskavad lihtsalt sellise standard Haiseri ja maanduvad sinna platsi peale. Või siis tegelikult nii nagu Reisheim võiks ka nagu väga hea vadraiv, et mängidki sinna augu peale siukse annuka kange ketta ja lased tal. Ja seal vasakul pool ei ole üldse kehva olla, et seal mõned suuremad puud on, mis võib-olla natuke häirivad, aga üldjuhul saab siit välja astuda ja eest käega kindlasti midagi välja mõelda. Nii. Sander Tamberg väga siuke lihtne lähenemine. Viskan otse sinna auku ja lasen vasakule minna ja sealt ma lähen näisuriga alla. Just, et kui sul on nüüd piisavalt hea distants, siis sa selle feidiga sinna vasakule kindlasti nagu jõuad okei koha peale. Et sealt teist vihet teha. 18. raja sponsoriga mainimata on Bobo Fishing meil. Ja. Noh, kalamehed, matkamehed, jahimehed. Müüvad ka discgolfi kettaid muideks. Ja müüvad ka discgolfi kettaid, et ostuga läbi. Neil on head kraami. Üsna siuke kõrgele läks sellise. Jah, ja see on natuke tuult ka näha, et natukene nüüd kehva koht, et see jah, ütleme, et täpselt siuke 2 meetrit edasi oleks väga mugav teha viset, nii et see, kuidas see positsioneerid ja nüüd seal tabab seda puud ka. Kivist natukene pikaks läinud. Just. Marandi nüüd on, ma ütleks, pigem hea koha peal. Sealt nüüd, oi. Palju läks peale, aga jõudis ringi lõpuks. Algul ei olnud rahul, aga lõpuks vist pidi rahul jääma. Sealt tundus kuidagi, et jah, läheb täitsa. Nii räisin väga kõrgele selle. Üsna sükene kehva koht oli ka viskamise jaoks, et... Ja siin on nüüd mõned mehed on meil siin pikema muru sees. Oi. Ja see üks kaitsev mänd seal, see natukene teeb vahest liiga, jah. See on päris palju saanud kaitsta. Siuke väravahi eest meil. Jah. Jamputi proov. Jätab selle kangeks natuke. Ilmselt oleks tahtnud täpselt selle männi pealt minna. Jah. Opa, tiimist Pirku. Väga kena. Siukene, palju sealt on? Kali oma jagu. No 16. Mingi 15-16, jah. Hiir umbes sarnase koha pealt. Võtame, kas teeb järgi. Ei. Ja siin täitsa uskumatu, et ta sealt ringi jõudis. Sealt ringi jõudis. Sellega nüüd vormistas ära ka endale siis Karl-Martin Marandi Raplamaa meistritiitli aastal 2025. Just täpselt, nii on. Nägime siin Sven eksis oma pöörd või selle paripotiga. Võtab endale paugi ja mis ta tunnistas? Teise koha. Ei. Teine koht oli Keiro Egisalu, õige? Just, poodiumile surus ennast Chase Cardist tulnud Keiro Egisalu, keda tegelikult oleks oodanud siin näha ka selles Leadcardis, aga ei tea, mis ta seal esimene ring tegi. No Chase Cardis ma ütlesin kõik oma jalad viskad andsin talle, et... Ja seda oli näha. Kohe siit ilmselt näeme ka tulemusi, aga selliselt see asi siin kulmineerus, et Keiro ühe viskega, kui oleks Sven selle lihtsa puti ära pannud, oleks saanud ümber mängida. Aga meie täname, siin näete meeste Leadcardi või siis mitte Leadcardi, vaid võitjaid. Aitäh teile! Tšau!